Nüüd siis tuleb minu 10 minuti loeng. Ja selleks, et olla täpselt ajas, on mul kõrgtehnoloogiline abivahend, munakujuline, aga funktsionaalselt on see köögikell. Ja kuna nüüd alates siis, nüüd mul ongi segamini, täna on minu viimane tööpäev Tartu Ülikoolis, pensioniiga saabub 2. veebruaril ja nüüd ma ei tea, kes ma olen homme. Selleks, et tulla oma hingesegadusega toime, ma ei lähe mitte psühholoogi juurde, vaid ma hakkan tegema midagi head süüa, mis mulle väga meeldib. Ja vot selle jaoks on mul nüüd niisugune ajamasin. Ma keeran selle üles, panen ta tirisema 10 minuti pärast. Muidugi võib öelda, et lihtsalt olete ajast maha jäänud, et tänapäeval on kõik need äppid ja mul on ka telefonis olemas. Aga üks minu lemmikdeviise viimastel aastatel on olnud. Ma olen tudengitele ka muide õpetanud. Üks ütles, et religioonipsühholoogiast jäi mul see ainult see üks lause meelde. Tagasi puu otsa. Ja see konkreetsel juhul tähendas siis seda, et ma õpetasin terve semestri tahvli ja kriidiga, ei näidanud ühtegi slaidi. Ja vot nüüd see on ka siis tagasi puu otsa, ei mingit. Sina, Taire, vaatad mind nii kaastundliku pilguga. Sa meenutad mulle Tiia Tulvistat. Ma väärin kaastunnet, nagu ma ütlesin. No nii. Et ma nüüd panen siis 10 minuti peale põrisema. Kui saab enne valmis, saate varem koju. Ja kui ühesõnaga hakkab varem põrisema, siis ma lõpetan ära. Nii. Ma see abikaasa kätte. Asjad peavad olema kontrolli all. Ja minu loengu teema on siis, mis teeb ülikooli ilusaks. Ma arvan, et see vanasõna või ütlemine, et ilu on vaataja silmades, on sulatõsi. Mina saan rääkida sellest, milles mina näen ülikooli ilu. Mis tähendab, ma ei kirjelda kogu ilu ja võib-olla sina tooksid välja hoopis mingisugused teised punktid. Aga need on siis mõned asjad või teemad, mis mulle on olulised. Ja esimene, mis minu jaoks on oluline, mis teeb ülikooli ilusaks, on see, et ülikool on otse kui vihmavari, mis koondab erinevaid valdkondi. Me oleme suur majapidamine, meil on täna 4500 töötajat, suurusjärk 15 000 üliõpilast, nii et circa siis 20 000 majapidamine. Ja selle ühe vihmavarju all ma julgen ka, et ühes suunas liikumas on oma mentaliteedilt, kultuurilt, võib-olla ka selliselt sisemiselt arhitektuurilt väga erinevad valdkonnad. Esimene nendest on loomulikult teadus ja teaduspõhine õpe. Väga hea. Pastor, kuidas see oli öeldud, et imikute suust sina valmistad endale kiituse või? Võib ka nii. See oli küll sõna väänamine või kirja väänamine, aga mõte on õige. See on põhivaldkond. Tänapäeval väga konkurentsipõhine, väga projektipõhine, väga tihe rebimine. Aga siin hiljuti oli meil ka just avalehel oli ülevaade Tartu Ülikooli 4 erinevast valdkonnast, kuidas meil tegelikult läheb teaduses hästi. Ja pluss muidugi need rankingud. Nüüd teine on hoopis teistsugune, vot see on see sama elukestev õppe, Tiia, mida sina juhid, tegelikult niisugune jõhker turumajandus koha peal. Konkureerimine koolitusturul, täielik kapitalism. Tegelikult see kapitalism on ka teaduses, eks ole, ja võib-olla seal on ta isegi karmim kohati, aga seal on mingi turuloogika.
Kolmas valdkond, mis on väga oluline, võiksime tinglikult öelda, siis on kantsleri vastutusala, kinnisvara, IT, mis on täiesti omaette maailm, kus toimub mingi hoopis omanäoline siseloogika suhetes. Me Tartu Ülikoolis tunneme seda itipoiste ülesostmist, eks ole, kõik see on olemas, aga see on omaette maailm. Ja 4. on midagi niisugust, millele ma ei oska võib-olla nime anda, aga see on kuskil mingi kõrgvaimne, ajatu, äraolev. Ja oma kogemus või ka tutvusringkonnas ma võiks nimetada professor Kalle Kasemaad, kadunud Marju Lepajõed, kes lihtsalt süvenes. Ja vot sealt vaikusest, süvenemisest, kusagil mujal olemisest sünnivad sellised surematud tekstid, nagu Marju Lepajõe õhtuülikooli loeng või ööülikooli loeng, miks haridus on püha. Paljud siin olijatest ilmselt oleme ka kuulanud Tõnu Luige filosoofia ajaloo loengut. Luigega oli häda, et ta ei kirjutanud midagi, tudengid panid tema konspektide põhjal seda asja kokku. Hädaga, kui ta jõudis Eegelini, kui jõudis, eks ole. Ja see on midagi suurt, midagi ilusat. Ja mul on väga hea meel, et see niisugune vaimuinimeste mõõde ei ole kadunud, muide meil kõigil on võimalus. Aga ka see vabade kunstide professuur, mida sina, Ene, tüürid, eks ole. Praegu meil on Kadri Voorand, eks ole, aga meil on olnud lauluinimesi, jutuinimesi, kirjainimesi, teatriinimesi. Ja see toob ülikooli niisuguse mingi eheda või puhta vaimse mõõtme. Ma ei saa öelda alati, et need valdkonnad omavahel päris hästi klapivad, eks ole. Mingid tegelased on välja mõelnud mingi asja, mingi eelarve. Eks. Raha tuleb kulutada nii palju, kui raha on tarvis. Või ta kui vaja on, eks ole. Kui meil on 6000 eurost entsüklopeediat, siis me ostame selle entsüklopeediaks. Ja siis tuleb keegi räägib mingi eelarve. No vot nii on, jah. Ja neid kriginaid on mujal ka. Aga mis teeb ülikooli ilusaks on see, et kõik need 4 valdkonda, võib ka lisada veel midagi, kuidas teie nagu tunnete, aga need liiguvad ühes suunas, ühe vihmavarju all. Ja koolitajana ma liigun väga palju mööda erinevaid institutsioone, ettevõtteid, riigiasutusi. Ja ma ei oska ühtegi teist nii mitmekesist ja ühes suunas liikuvat organisatsiooni nimetada, kui seda on ülikool. Teine, mis minu arust teeb ülikooli ilusaks, on tõe otsimine. Filosoofias meile omal ajal õpetati, et tõde, see on tegelikkusele vastav teadmine. Kui sa saad aru, kuidas asjad käivad, mis värk on, siis sa oled tõe leidnud või tõe tunnetanud. Ja minu arust teaduse olemus ongi selles, et ta püüab mõista ja seletada. Psühholoogia inimese hinge ja käitumist, ühiskonnateadused sootsiumis toimuvat, füüsikud füüsikalises maailmas ja nii edasi. Minu käest on ka vahel küsitud, et kuidas siis selle religiooni ja teaduse vahekorraga on. Meil on lausa usuteaduskonnas, konsiilium töötab praegu jätkuvalt, Roland. Professor Anne Kull juhib seda teaduse ja religiooni dialoogi värki. Ja minu jaoks ei ole nagu kunagi seda vastuolu olnud, vaid minu arust usk ja teadus ajavad ühte asja. Nad mõlemad otsivad tõde. Aga nad otsivad seda erinevates kohtades. Usk otsib tõde Jumala, looja juures ja teadus otsib seda loodu juures. Ja kus need 2 asja kokku saavad, ühte sulavad ja ei eristu, on minu arust selle otsija moraalsed kvaliteedid. Ja ma toon välja 3 nendest. Minu arust otsida tõde saab ainult ausal teel. Tõe otsija peab olema aus. Teadlane ei saa valetada meetodis, väänata tulemusi. Ja see inimene, kes otsib tõde Jumala juures, peab olema puhas oma südamelt
sest need saavad Jumalat näha. Ausus. Teine on alandlikkus. Kui sa oled midagi aru saanud, ei ole põhjust jalgu trampida, et ma nüüd tean või mul on kõik selge. Ei ole. Sa kohtud kellegi või millegagi, mis on sinust võrratult suurem. Olin ühel seminaril, kus üks juhtiv aju-uurija ütleb, et aga me ei tea ajust mitte midagi. Ja vot sellest väitest ma saan aru. Ta on tipp. Kui üldse keegi midagi ajust teab, siis tema. Ja ta ütleb, et tegelikult see on müstika. Me peame olema väga alandlikud selles väikeses valguse laigus, mida me mõistame looduses, mida me mõistame Jumalas. Ja vahel psühholoogi nõustaja kaplanina ma võin öelda, me peame olema siiski alandlikud, kui me iseennast näeme. Meil on üks ühine vaenlane, selle nimi on kell. Aga mida ma tahan, et te läheksite kahes teadmises. Tagasi puu otsa, see on voorus, ja ülikool, see on ilus. Aitäh!